Tere! Mina olen Tauno. Ma olen Kaitseliidu Sakala maleva jalaväerühma rühmaalem. Ja täna räägin ma teile oma mõtetest ja ideedest seoses Kaitseliidu ja riigikaitsega. Peale ajateenistuse lõppu tundsin, et tahan jätkata panustamist riigikaitsesse. Toona oli mul väga palju erinevaid valikuid. Ja leidsin, et Kaitseliiduga liitumine toetab just nende valikute elluviimist. Ja sellepärast ma Kaitseliidu liikmeks ka astusin. Mina olen elanud terve oma elu vabas riigis. Kuid ma olen sellest teemast rääkinud oma vanemate ja vanavanematega ja ma tean, mida tähendab elamine võõra võimu all. Kaitseliit on andnud mulle väga palju sõpru, kellega vajadusel õlg õla kõrval Eesti riigi iseseisvust kaitsta. Me kõik teeme seda vabatahtlikult. Sõltumata meie vanusest, soost või ka poliitilistest vaadetest oleme me koondunud ühe ühise eesmärgi alla. Kaitseliit annab mulle teadmised ja oskused, kuidas kriisisituatsioonis hakkama saada. Ma loodan, et seda ei ole vaja mitte kunagi rakendada. Aga kui siiski, olen mina ja tuhanded teised vabatahtlikud valmis meie kodumaad kaitsma. Nagu ma ennist ütlesin, me teeme seda kõike vabatahtlikult. Selleks, et minu abikaasa, lapsed, pere, sõbrad ja ka kõik teie saaksite kasvada vabas ja turvalises ühiskonnas. Kaitseliit ei ole ainult sõjaline organisatsioon, kus fanaatikutest riigikaitsjad nädalavahetustel relvad käes metsas ringi jooksevad. Tunnistan, ka selliseid nädalavahetusi tuleb ette. Ja selliseks nädalavahetuseks valmistudes, oma asju pakkides, on minu kaks kõige suuremat fänni, minu väikesed lapsed minu juures, proovivad selga issi riietust, issi varustust ja teinekord mängivad ja räägivad sellest, kuidas nad käivad sõdurjonudega metsasõppustel. Isana ja Eesti riigi patrioodina on see tegelikult väga uhke vaatepilt. Tulles tagasi selle mõtte juurde, et Kaitseliit ei tähenda ainult õppusi. Kaitseliidu liikmed panustavad vabatahtliku tegevusega abiga näiteks Politsei- ja Piirivalveameti töösse. Lisaks käime me talgupäevadel, käime otsimas kadunud inimesi ja leiame ka muid lahendusi ja võimalusi, kuidas inimesi aidata. Meie liikmed tegelevad aktiivselt sportlike tegevustega ja tervislike eluviiside propageerimisega. Turvalisem riik saab alguse meist endist. Meil kõigil on võimalik sellesse panustada. Kui sul ei ole aega või tahtmist nädalavahetusel metsas vorm seljas õppustest osa võtta, on sul võimalus hoida silm peal enda ümbruskonnal, oma naabruskonnast jälgida, et seal ei toimuks kahtlasi tegevusi. Vajadusel reageerida sellele ja korrale kutsuda näiteks ka inimesi, kes on läinud üle kätte. Või siis ka lihtsalt oma sõpru ja tuttavaid aidates. Koos oleme tugevad. Seisame üheskoos meie riigi ja tuleviku eest.